Metsavana sõnul pakub ilm ennem jaanipäeva omajagu üllatusi. Juunikuu on üles-alla pendeldab ja ta see sooja lainekene, mis nüüd tuli, aga ega ta selliseks ei jää, ta läheb ikkagi enne jaani läheb veel jahedamaks, aga jaanipäev peaks olema kuiv. Sellepärast, et need tsüklonid on praegu kõrgrõhkkond on rohkem foonil kui madalrõhkkond ja eelkõige on see sellepärast, et loode tuul teeb, mis tahab ja see jääbki terveks suveks. Jaanipäeval arvab metsavana siiski talvejoppega jaanilõkke ääres olema ei pea. No ma arvan küll, ainuke vihma suhtes on nii, et kus hoovihmad tulevad või äikesevihmad, seda kätte, et mina ei saa panna, et see peab lootma, et ta palju ei tule, aga peaks tulema kuivapoolne jaanipäev. Kui suve peale pikemalt vaadata, siis ütleb metsavana, et tuleb selline keskmine Eesti suvi. Ainukene mis on kurb, et kui seda vihma ei tule, siis kindlasti kannatavad teraviljad, kindlasti kannatavad kartulid ja juurviljad ja niisugused asjad. Nii neid suuri põlde ei jõua keegi, nagu öeldakse, kasta, aga ma loodan siiski, et miskil ajal võib-olla teeb natuke rohkem vihma. Aga üldjoondes on see kui talve järgi vaadata et jääb ikkagi samasuguseks, et pendeldamine käib üles-alla. No seda vist näitas ka see, et kägu tuli raagus metsa. Jah, seda küll. Ja see on, eks nüüd vaatame, nüüd järgmine termin on, mis pööripäeva tuul on, kui ta jätkab vanas vaimus, siit loode ja ida ja ei tea, tont teab, kus kohas siis ega midagi head nahka ei ole loota. Aga nii palju võib küll vist prognoosida, et juulikuu peaks tulema soojem kui juuni, aga juuni on ka üldiselt üldjoondes on soeda ja päikesepaistet on ka, aga mitte nii palju kui juulis. Juulis peaks olema päikesepaistlasi päevi palju rohkem. Ka sääski ja parme on selle suve alguses õnneks vähe. No eks ta sügise poole ikka tuleb see, kui hakkab rohkem seda niiskust tulema, eks ta ikkagi genereerib seda, aga jah, ma ütleks niimoodi, et sääski ei ole, aga selle eest on puuki topelt.